What a great start to the season. No nii, Nets, selle hooaja esimene võistlus 2025 ja toimub see Soomes, seega tuleb meil jällegi taaskord seiklusrikas merereis, nii et toimetused juba käivad, kõik on valmis. Bodykittist nii palju, et sõidame siis vana bodykittiga, aga mineviku Frederik räägib meile kohe, mis seis siis sellega täpsemalt on. Tänases reportaažis räägime siis ühe driftiauto hingeelust ja ma ütleks, et see on siin päris hea näide. Nimelt on siis siin üks patsient, tuli meie juurde murega, et tal on igalt poolt hästi valus. Ja siis me ütlesime, et okei, teeme korda. Aga tegelikult on bodykittiga selline lugu, et tellisime meie uue bodykitti Poolamaalt ja tellisime osaliselt. Me vaatasime, et meil on mingid detailid on täitsa terved, toimivad. Ühesõnaga tellimata jäid uksed ja esistange. Hiljem selgus, et uksed peab tellima sama mehe käest, sest muidu need ei sobi. Et eelmisel kitil oli samamoodi ümber tehtud asju, sellepärast me ei osanud ka seda ette näha. Et hetkel on meil siis esimese võistluseni 2 nädalat ja Poolamees väidab, et 2 nädalat läheb uute tegemisega. Nii et praeguse seisuga me oleme sisuliselt pannud külge vana bodykiti, et minna siis esimesed 2 võistlust sellega peale. See on väga mitte sobiv, rikub päris palju plaane ära. Siin on näha meie stanget, mis on siis meiega sõitnud kaasa 2 hooaega. Ei, 1 hooaja, aga Keviniga sõitis minu arust 2. Seega see on tõsist elu näinud stange, nagu siin on näha kõikide nende alumiiniumi ja neetide ja fiibriparanduste järgi. Et chance on, et see läheb ka külge, aga loodetavasti saame ikkagi uue asja. Nii et nii on. Ja tagasi stuudiosse. Mis ma veel tahtsin öelda? Suur aitäh tagasiside eest eelmisel videol, et seda tuli nii palju ja nii positiivset, et rõõm on näha, et asi sobib ja jätkame siis samas vaimus, nii et enjoy! Loodan, et jõudal sobib. Kui küsida iga driftisõitja käest, et kuhu siis kõik see raha läheb, siis põhiline süüdlane on meil siin, et oleme siis taaskord refipunktis, kuna Soomes on lubatud sõita 285-ga. Muidu tegelikult seda võimalust väga palju ei ole, sest tavaliselt on 265 maksimum mõõt, millega võime sõita, siis selleks korraks võtsime palju 285, nii et tuleb lõbus. Tegelikult kell on praegu 15.12 ja laev meil läheb juba 16.30. Tegelikult peaks ka peale panema veel refid, seega meil on väga kiire käes, aga toimetame. Kõik saab. Taustaefektid käivad praegu. Aga ühesõnaga ka sellel hooajal on Refipunkt meie sponsor ja toetavad siis meid erinevate poolslikkidega, mis parasjagu meil vaja on. Ühesõnaga, hooaja alguses me sõidame Extreme'iga, kuna vist olid mingisugused tarneraskused. Peale esimest 2 võistlust ilmselt lähme Tri-Ace'i refi peale üle, aga praegu kord piirdume selle Extreme'iga, oleme sellega varasemalt sõitnud ja töötab ta ka väga hästi. 285, need on ikka nagu whiteboyd juba. Saame veits kiirust tunda Soomest, nautida ka natuke. Saame teada, mis need Mastersi mehed siis tegelikult tunnevad ja kas on vahe ka 265. Et tuleb huvitav igas mõttes.
seal laevas ka üks tädi õmbles või kudus või ma ei tea. No nii, oleme kohal siin NETS-i esimesel etapil Hüvinkääl. Eile panime boksi püsti, täna on juba toimetused käivad. Täna on meil 2 trennisessiooni, 1 kvalifikatsioon ja homme on siis terve täisvõistluspäev. Ühesõnaga, oleme platsis ja loodame, et tuleb hea päev. Auto avalikustamine. Auto on väga imelik, sidur on imelik. Ma ei tea, kas see siduritema on veel täielikult korras või mitte, et praegu on siuke so-so, aga muidu on äge. Testimisega on see, et mina tegin sidurit ja siis natuke see sidur ei ole nagu päris hea, nagu Frederik ütleb, et ma tean küll, milles see asi on. See on survelaagri, panime teise survelaagri, mille ühesõnaga läbimõõtu veits suur ja siis ta vist surub seda korvi liiga raskeks läheb. Aga no ma arvan, et loodame parimat, peab ja eks ta vaata, kui iga kord auto muutub, siis on juhil ka raske, vaata, ta peab kogu aeg mingite asjadega peale mõtlema. Aga vaatame, las teeb mõne ringi ära. Starteri me saaks eemaleda, aga nüüd see küsimus on, mis me edasi saame teha. Me oleks õigelt survelaag. Sellega, et see ikkagi selle korviga paistab ei toimi. Ta on praegu seal nagu sees, ma võin filmida ja pilti teha. Praksil ei ole survelaag. Sellega vähemalt. Lihtsalt siblivad seal ühe ja sama velja kallal. See võib kõik veljed maha kanda, ma arvan. Tõmbavad seal kõik asjad üle. Lõhkust ära välja või? Ei, nad ei saa maha. Kohe sa maksed? Mitte ainult maha, järgmised nad ei saa peale. No 10 euri on makstud, et loodame, et ikkagi saame. Ma olen mingi aeg uuesti. Maha vastu. Kes stressi söömine käib, tervisele kasulik. Selveri käru ära ärandanud, et kõik maha avanud. Miks vaata otsa? Oi, surprise! Näed, vaata, see jääb siia kinni meil selle peale, selle sama treitud. See on treitud pind, on ja? Ja see treitud pind on liiga täpne selle sama asja peal siin vaata. Jah, näed, siin on kraapimishelg. See on seal kinni kiilan. Jah. Akutrell, padrun otsa, liivavave ümber. Jah. Liiga tihe. Pane veits kuumust peale ja ongi pekkis. Toores jõuaks sinna teise trennigi isegi, siis kuidas ei väga kaua siin võtasi. Aga kindel, et toitis. Jaa.
moodustavad kitsama ringi, et noh, sellel on toetusäär ainult siin on ja välimine osa on ikkagi nii palju väiksem, et ta sinna korvi sisse nagu ei saa kinni jääda. Okay. Ainult see sisemine võll ikkagi tundub praegu see. Ma näitan kohe, sa saad kohe piltust, näed see kooski siia ääre peale kinni meil vaata. Aga kas ta oli natuke viltu siis või? Ühe ääre peale on kinni jäänud ja teised äärad on puhtud. Surub nagu viltu teda vaata. Aga mitte tuleb viltu teda. Kas selle nurk on selle kahvel läheb liiga palju? Kahvel läheb liiga suure nurga all. Ehk siis kahvel on liiga ees. Ja sellel on see liiga taga, vaata see asi. Kuidas teed? Liifin. Pane pigem see. Läheb. No pedaal tundub nüüd parem, nüüd tundub, et on nagu õige. Ennem ta poos oli hästi raske ja lõpuks tõmbas nagu täiesti kivi kõvaks, et siis ei saa nagu mitte midagi teha. Aga nüüd tundub hea, meil on praegu teine trennisessioon ja nüüd on siis tandemid, ehk siis lähme paugutame tandemid ja siis juba edasi kvall. Kuidas tunne on? Kas peab? Muidugi peab. Alati kui algab remondiga, lõpeb hästi. Väga hea. eli 82 points for Strelkov. Nüüd me võime rääkida. First quali done. Päris hea. Trennis meil on, ma ei tea, kas auto peab natuke liiga hästi või mis on alguses natuke liiga suure nurga, et ta ei keri sinna esimesse klippi nagu mõnusalt ära. Aga nüüd kvallis isegi keris täitsa ära, et täiesti sügaval ei olnud, kuskil poole peal ja siis järgmises klipis jäi natuke puudu. Et selle 285 refiga sõitis on see, et sa ei saa olla nagu sa pead olema kas gaasil või piduril ühesõnaga. Et ei ole sükest vahepealset, aga seal ma tegin seda vahepealset asja. Nii et, aga ei, muidu läks hästi, saime 82 punkti. Nii et nüüd saab teine ring minna kütta. Kas see 285 oli? See, mida teed läheb, see on parem. Ei turha kori. 87 pistettä, 87 points for Strelkov. On kange, selg on kange. Huvitav, jah, sellest sõidust jääb kael jääb nagu kangeks.
pidin tegelikult enne seda etappi juba sinna Taim massaaži minema, aga jäi voolikuks. Võib-olla Soomes on siin nii, et Eestis vaata tavaliselt esimesel ringil saab nagu vähem punkte, siis keegi ei taha nagu esimesena minna, aga siin võib-olla tundub, et SR ringil antakse rohkem punkte. Ja siis nagu kujuneb see nagu stiil välja, et kuidas sõidetakse või see nii-öelda tase ja siis nagu viskame mingid need. Neljega läheb niimoodi järsku. Kaarde peal juhtus ka see. Asju vaata kaasas väga palju ei ole siin. Aga just lihvitud asjad, noh. Niipidi jäid kinni siia, niipidi loksuvad. Ja täiesti, no nii vahel kinni, et jah, ma otsingi, tegimegi praegu ära selle, et aga see, kui see natuke kolistab, ei ole hullu. Vot jah, ei tea, mõtlesin on proovima. Väike kähkure. Väike jah, pisike. No talle piisab, võib-olla on 2 äkki. See on juba see klapib korsi. Jah, seda kui väheks läheb, siis ta hakkab libisema. No seda ka jah. Aga jah, seda te muuta täna enam ei saa. Nii sa saad mõõta ju? 2. Ei, me saame muuta nii palju, et meil on kõrval sõbral on sidur kaasas. Terve sidur olemas. Me saime treides maha seda, aga seda treida ei saa praegu. Vaheplaadi neid asju. No praegu olekski nii-öelda paksem vaheplaat vaja. Teine variant on käiata neid maha natukese. Aga ma ei tea. Aga siis sul on uut korvi vaja. Jah, see keerab korvi kõrsa. Jah. Ja nii täpselt, ma ei tea, kas sa treid, et ta sinna kuradi vahele loperdama ei jää. Pärast loperdab sul kogu korv seal küljes ei üldse sidu. Ma lihtsalt mõtlen, et huvitav, kus ta nagu nii palju, siis praegu on siis said ära juba ketta nii palju. Ju siis. Meil oleks vaja ühte natukese paksemat vaheplaati praegu. Kahju tal nagu kaasas ei ole neid, mis ta nii vähe asju kaasa võtab. Ega varuosade nimel tulebki tööd teha. Hakkas libisema juba lõpus ka või midagi või? No veel ei ole, aga teoorias kohe peaks hakkama. Aga aega ei ole. Päris aega. Väga. Mida fucki? 28.9. Uskumatu. Vaatad, koha peal vaatad, kuidas venad sõidad, vaatad, see oli kiire. Ja nüüd laivis mõõdad nagu aega ja ajad on nagu hoopis teised. Et meil tundus, et me justkui nagu oleks aeglas natuke. Tegelikult meil on päris kiire aeg. Ja siis vaatad siin, mõni, kes tundus kiire, ühesõnaga ei ole tegelikult kiire. Et faktid on faktid. Ja väike õhtune analüüs. What the fuck actually? Mees oli kollase see Stiinaga. Liiga vara. Eile õhtul oli toss nii väljas juba, et ei jõudnud enam, aga märkasime paari asja ja siis nüüd teeme väikse repuldi. Vahetame ühe tüki ära ja paneme kokkujooksu ja saab parem kui oli. No tšau, meil on see teine päev, oleme taas Hüvinkääl ja valmistame siin vaikselt top 16-ks, et top 32 on meil Bayrann ja Bayranne sõitma ei pea, nii et selles suhtes on hästi. Praegu käivad esimene trennisessioon ja ootame natuke lõpu poole, et muidu on see, et meil jääb hästi pikk vahe sisse nii-öelda trenni ja võistluse vahel, et siis juba lähed külmaks ära ja siis esimene battle on alati siuke, et ei saa nagu käima ära vaata. Aga jah, siis kui võimalikult hilja teeme trenni, siis on see soe sees, siis me kohe paugutame. Praegu siin poisid vist teevad siduri pulka natuke pikemaks, et see siduri ikkagi käigud ei taha nagu välja tulla hästi. Et sisse lähed ilusti, aga ei taha välja tulla. Et eilsega muidugi ma ei tea, mis see 6 korda me kasti ära võtsime, siis sai asi paremaks, aga mitte veel 100%, nii et teeme väiksed touch-upid ära ja siis on good to go. Vall läks pigem hästi, ütleme esimese sõidu eest saime võib-olla natuke liiga palju punkte, aga teise sõidu eest jällegi ei saanud, et siuke vahepealne täpselt, aga ei, ise tunne oli hea. 87 teine run ja jäime 5-ndaks, nii et all good, tunne on hea. Täna on parem kui eile, nii et teeme siin väiksed
muudame mingeid asju minu jaoks mugavamaks ka, et eile auto oli natukene imelik, panime laiemad esirehvid, et 2-3-5 pealt läksime 2-5-5 peale ja siis see rooli tunnetus läks kuidagi imelikuks. Ühesõnaga tegime selle väiksed paar lüket siin ära ja siis vaatame, kuidas meil trennis läheb. Vastased liiguvad siin vaikselt. Sellega lähme potentsiaalselt kokku nüüd varsti. Ottakaa te siitä, kun meidän pitää... Kas kast või lihtsalt midagi või palju? Meil on vaja kast lihtsalt. Miks kumbagi ei ole? Unustasid selle ära, et sa panid keermotiivi vahepeal. Selle põhjusega panimegi. Nägid, kuidas Tisla kast kestis või? Ulme ikka. Ulme? Pole rohkem just vaja kui 39 diisli kast, differ, veopõllid, pro-klass. Käik oli juba akku sees, see ei olnud see, et ma panin kas käigu mööda või sidur ei lahutanud ja käik ei teinud sisse normaalselt. Ei tule lihtsalt see, ei tule lihtsalt. Aga nüüd said sõpma meelde ja siia tõmba paberit kohe küll. Prügirallist tooga vana paberit kõik. Seda kardaani asja. Raksil on mingisugused tükid olemas. Võiks saame maas ka vaadata. Käigukasti omast ikka ei sobi. Teeme pikemalt. Lühemalt. Ma arvan, me ei saa siin head praegu rahva. Ma arvan ka, et võib-olla kuidagi... Saame. See on odav kast. Laseme selle ka laiad. Ei, ma räägin, et me saame, me saame külge ja kõik selles mõttes siduri, see on ka erinev vist või? See on siin. See on sama, see ots on kõik sama, lihtsalt Tislal on siis see pikem. Ja ta on äkki kõrgem ka. Kõige peal. Kui Raksil on originaalkäigukang, see ots olemas äkki. Äkki tal on see ka olemas, ma ei imesta, see õige. Arvestame nii, et seda hoovastikku ei ole. Hoovastik ei ole siuke asi, mida võetakse kaasa nagu. Kui ma sinna bussi vaatan, siis seal aga ei ole. Aga Raksil on ju korpuse, kardaan ei sobi ju. Tal on kardaan ei sobi, aga tal on vist lühem kardaan peaks olemas olema. See on ainult hoovastik, jah. Võllid on nagu terved või, enne. Ammaks, jumala ilus ju. No ta läkski lõi pauguga ära kohe kõik. Mul kingitused. Kui see valmis saab, siis ma sõidan sellest. See nüüd on selle kardaan, komplekti kardaan. Väidetavalt. Ta ütles, et tal on midagi kaasas. Ma ei tea, kas ta seda ütles, et see on selle komplekti ala.
It's like a Sahara desert, but it's cold. Ja. Bad boy. Not a great start to the season. Aga noh, loodan, et äkki seest lõpp on natukene ilusam. Juba õhtul enne magaminekut kujutasin ette ideaalselt chase run'i ja kõik käeliigutused olid paigas, et kuidas peaks sõitma. Ja tunne oli täna hoopis parem kui eile, nii et sisetunde järgi oleks väga hea päev tulnud, aga no näed, saatusel olid teised plaanidest. Puhtad riided selga ja varem laeva peale ja no nii on. Kõik, läbi. See on pigem plan. Turvalisuussyistä. Position. See on 2 auto pikkust taga. Ta laseb pauni selle eest ära minna ja skirb. Oi! Pekki, oi jumal. Su õnn naeratab mehele praegu. Aga no see oleks väga, siis on top 4. Seal oli see parkimisplats, oli kõik kruusa peal. Ei olnud asfaltit, puhas ehtne kruus oli ja siis kui sõitsid, siis oli siuke ehe kruusapilv taga. Ja nüüd vaatad, et kõik kohad on normaalselt kruusa täis. Ma arvan, kui kompressoriga seda armatuuri lased, siis käib selline tolmupilv siit üles, nii et esmaspäev tuleb korralik pesupäev. Meie oleme nüüd jõudnud garaaži tagasi, meie seikluslikas merereis on siis läbi Soomes ja läks seekord nii. Ühesõnaga, tegelikult seda vist ei ole varem liiga palju olnud, et me ei jõuagi võistlust tulla, et viimane kord oligi eelmine aasta Kulbilohu, mida väga ei taha mäletada, et seal läks ka natukene halvasti, aga iga selline kord on väga suur õppimiskogemus, et sellegi poolest õnneks ei olnud nii-öelda meie põhiprioriteet sõit, et seal oli lihtsalt auhinnad olid head ja rada oli äge ja siis otsustasime minna, aga õnneks mingit punktiarvestust otseselt me pekki ei keeranud sellega. Aga ühesõnaga, käigukasti lugu on siis selline, et jäi ta meil Soome, et Black Smoke Racingu mehed said ta ilusti meil ära visata vajaminevasse kohta. Selle eest suur aitäh neile, et sääsime kõvasti aega ja saame Raasile võistluseks siis keermotiivilt uue käigukasti. Nii et tegelikult on mehed tublid, kohe asuti asjaga tegelema ja ei olnud mingit viivitust, et öeldi, et jaa, saame aru, kõik on hästi ja saame siis Raassillaks uue käigukasti. Nii et hetkel veel muidugi ei tea, mis see täpselt siis on, mis valesti läks. Aga lähipäevadel võtavad nad selle lahti ja siis annavad meile teada, et milles see tegelikult probleem seal oli. Aga seekord nii, näeme juba positiivsematel noodil.